Siin on meil veerg sugu ja siin veerg, millise treeninguga tegeled. Keda on nende hulgas, kes trenni ei tee rohkem, kas poisse või tüdrukuid? Milliseid spordialasid harrastavad rohkem poisid, milliseid tüdrukud? Kas on spordialasid, millega tegelevad ainult poisid või ainult tüdrukud? Teeme võrdleva sagedustabeli. Lisa, pivot table liigend tabel, uuele töölehele, okei. Valime välja, millise treeninguga tegeled ja reasiltidesse tulevad vastuse variandid. Valime sugu ja lohistame selle veergudesse. Siia tulevad poiss ja tüdruk. Millise treeninguga tegeled, lohistame ka väärtustesse. Ja seepeale tekivad siia vastajate arvud. Või täpsemalt selle vastuse variandi valijate arvud. Võime lohistada ka teistsuguses järjekorras. Eemaldame linnukesed ja teeme uuesti. Millise treeninguga tegeled ridadesse? Millise treeninguga tegeled väärtustesse? Nüüd on siin vastuste arvud. Ja sugu veergudesse. Nüüd tekkisid siia ka poiss ja tüdruk. Siin on näha, et 6 poissi ei tee trenni ja 18 tüdrukut ei tee trenni. 4 poissi mängib jalgpalli, 1 tüdruk mängib jalgpalli. Kui me tahame poisse ja tüdrukuid võrrelda ning poisse ja tüdrukuid on vastajate hulgas erinev arv, peame võrdluse tegema protsendiliselt. Poisse on siin 43 ja tüdrukuid 74. Tüdrukuid on vastajate hulgas tunduvalt rohkem. Meil on vaja teada saada, et kui suur osa poistest ei tee trenni ja kui suur osa tüdrukutest ei tee trenni. Kui suur osa poistest tegeleb mingi spordialaga ja kui suur osa tüdrukutest tegeleb mingi spordialaga. Protsendiveeru lisamiseks lohistame, millise treeninguga tegeled, teist korda väärtustesse. Sellel teisel valime väärtuse välja sätted ja väärtuste kuvamiskujuks protsent veeru summast. Arvu vorminguks siin on protsent ja kohti pärast koma paneme 1. Okei. Ja veel kord okei. Kui osa andmeid kaob meie vaateväljast ära, märgistame tabeli ja lohistame veerge kitsamaks. Järjestame ehk sorteerime vastused. Sordi ja suurimast väiksemani. Siin on näha, et 24 õpilast ei tee trenni. See on siis 20,5% õpilastest. Mittetreenijaid on rohkem tüdrukute seas. 24,3% tüdrukutest, see on siis 18 tüdrukut, ei tee trenni. See on peaaegu neljandik. Ja 14 poissi või 14% poistest ehk 6 poissi ei tee samuti trenni. 20 õpilast ehk 17,1% õpilastest teevad kodus ise trenni. Arvuliselt võrreldes näib. Siin on poiste arv 7, tüdrukute arv 13, et tüdrukud teevad rohkem trenni, aga kui me võrdleme protsendiliselt, siis 16,3% 16,3% poistest, 16,3% 16% 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
teevad kodus ise trenni ja 17,6% tüdrukutest teevad kodus ise trenni. Et protsendiliselt võrreldes see erinevus on hästi väike. 17,6% tüdrukutest ja 4,7% poistest tegeleb tantsimisega. Ükski tüdruk ei tegele sõudmisega ja ükski poiss ei tegele ujumise ja ratsutamisega. Huvitav on veel see, et ükski poiss ei tee trenni kooli kehalise kasvatuse tunnis. Võib-olla on nad kehalisest vabastatud, aga selle küsitluse puhul tundub, et on lastud valida ainult üks vastuse variant. Ja kes teevad mitut trenni, need ilmselt mitut varianti märkida ei saanud, sest vastuseid vaadates tundub, et kõigil on ainult üks vastus.